21. kiri. Kas mitte katoliku kirik ei pannud piiblit kokku? 11. detsember 1990. Kallis Kreeg, ma ütlen veel kord, kui juhke ma sinu maailmameistrivõistlustel osalemise üle olen. Ma loodan, et sul pole midagi jäädavalt katki ja et sa lõpuks selle hulluse endast välja said. Mul on kahju, et te oma perega meile külla ei saa tulla. Me tõesti ootasime teid. Me igatseme teie järele väga. Kuid me mõistame, kui me osariigi loteriil võidame, lennutame Jeanniga teid igal aastal meie juurde. Nüüd teoloogia juurde. Kreeg, mulle ei meeldi seda tunnistada, kuid su jutule hakkab mõte sisse tulema. Ma hakkan arvama, et enamus minu kahtlused kristluse suhtes tulenevad sellest, et ma olen kasutanud 2 valet allikat. Katoliku kirik ja evangelisti ullikesed telekas, keda ma vahel nalja pärast vaatan. Sinu jutt piiblist ajas eemale selle hägususe, mis minu peas piibli teemade ümber oli. Mulle ikkagi ei meeldi eriti pilt Jumalast Vanas Testamendis, kuid ma olen rohkem valmis seda ümber hindama tänu sinu poolt pakutud perspektiivile. Sinu viimast kirja lugedes ja taas üle lugedes on kerkinud esile veel üks küsimus. Minu katoliiklaseks olemise päevil õpetati mulle, et protestandid eksisid järgides vaid piiblit, sest kirik pani piibli kokku. Kas see polnud mitte katoliku kirik, kes otsustas, millised raamatud piiblisse panna ja milliseid mitte panna? Kas see polnud millalgi 5. sajandil? Seda õpetas meile preester meid veenmaks, et protestandid on katoliiklastele tänuvõlgu, et neil üldse piibel on. Ma mõtlen, et kuidas see nii saab olla, kui see Jumala sõna on. Miks võtaks otsustamine nii kaua aega ja kuidas saaks Jumal nii tähtsa otsuse langetamisi jätta omakasu taga ajavatele lurjustele? Ma olen kuulnud, et mingi piiskoppide nõukogu oli hääletanud selle üle, millised raamatud on inspireeritud ja millised mitte. See ei tundu olevat just väga väärikas viis Jumala sõna paika panemiseks. Kuidas sa tead, kas neil õigus oli? Võib-olla sattusid sisse ka mõned nii-öelda halvad raamatud. Võib-olla jäeti mõned inspireeritud raamatud välja. Ja kas katoliiklased ja protestandid mitte ei võitle siiamaani selle üle? Miks on katoliiklikus piiblis rohkem raamatuid kui protestantlikus piiblis? Ja mõlemad väidavad ikkagi olevat Jumala sõna. Minu arvates pole siin üldse mingit loogikat. Samal ajal, kui sinu esitlus kristlusest ja piiblist on minu jaoks olnud väga vastuvõetav, on mul ikkagi rida takistusi ületada enne, kui ma saan hüpata sinu usulaevale. Kogu minu armastuses, isa. 28. detsember 1990. Kallis isa. Ma loodan, et sinul ja Jeannil olid toredad jõulud. Mul on tõesti kahju, et me ei saanud teiega koos olla, kuid järgmisel aastal kindlasti. Alates jaanuarist hakkame igal kuul raha kõrvale panema ja miski ei saa meid enam eemal hoida. Mitte ainult ei taha me teid näha, vaid ka lapsed ajavad meid hulluks, sest nad tahavad Disney Worldi minna. Ma olen nii õnnelik, et sa oled hakanud mõistma kristluse usutavust. Ma olen sulle alati öelnud, isa, sa oled sihikul. Jumal ei lase sul niisama minna. Minu ja püha vaimu vahel ei ole sul selleks võimalust. Nüüd sinu küsimuste juurde. Tundub, et sulle on taas ekslikku infot antud. Või said sa asjast valesti aru? Kanoniseerimise protsessi koha pealt. On tõsi,
et ühtegi ametlikku nimekirja kanoniseeritud raamatutest polnud tehtud kuni 5. sajandini. Ja on tõsi, et mõned mõjuvõimsad inimesed jagelesid paari raamatu pärast selle ajani välja ja isegi veidi peale seda. Kuid valdav enamus Uue Testamendi kaanonist pandi paika 2. sajandil. Me võime seda märgata viisist, kuidas varakristliku koguduse juhid tsiteerivad Uut Testamenti kui autoriteetset allikat. Üle 90% Uuest Testamendist võib taas kokku panna esimeste kirikuisade tsiteerimistest kuni 3. sajandini. Ainus põhjus, miks keegi üldse ametliku kaanoni peale mõtlema hakkas, oli Martsiooni nimelise hereetiku väljailmumine 2. sajandil ja tema tegi endale oma valeõpetusliku kaanoni. See mees vihkas juute ja vihkas ka Vana Testamenti. Seega alustas ta oma kristluse haruga, jättes välja Vana Testamendi, ta ütles, et selle kirjutas kuri jumal ja kasutas vaid osi Uuest Testamendist. Ta võttis välja ja pani asemele osasid igast raamatust, mis tema kõrvale kalduva teoloogiaga kokku sobisid. Tema liikumisel hakkas hästi minema ja seda nähes pidid kirikuisad andma usklikele ametliku õpetuse, mis on ja mis ei ole õige Uus Testament. Mitte, et Uue Testamendi pidi rajama, vaid pigem tuli vastu seista valeõpetusele. Nii tehti ametlikke avaldusi. Esimene meile teadaolev nii-öelda ametlik nimekiri kanoniseeritud raamatutest on Moratoria kaanon, mis pärineb umbes 170. aastast peale Kristust. See nimekiri on praktiliselt identne mis tahes tänapäeva piiblis esinevaga. Näed, isa, Uue Testamendi inspireeritud tõid võtsid usuinimesed pea algusest peale vastu inspireerituina. Selle üle palju ei vaieldud. Need teosed ringlesid kõikide koguduste vahel ja tasapisi tunnustati üldiselt ühte üsna hästi kindlaks määratud kirjanduse kogumiku Uue Testamendina. Seega oli kõigepealt mitteametlik kaanon, millele järgnesid Martsioonile sarnased vastutöötamised ning siis moodustati kaanon ametlikult. Välja arvatud mõne raamatu ametliku tunnustamine, mida mõned küsitavaks pidasid, ei lisanud ametlikud kaanonid juba olemasolevale midagi. Nüüd sinu küsimuse juurde, kuidas me võime kindlalt teada, et kõik õiged raamatud on sisse pandud ja kõik valed raamatud kõrvale heidetud? Ma kardan, et mul pole sulle selles osas lõplikku vastust. Ma ei saa välistada teoreetilist võimalust, et mingi raamat jäeti piiblisse, mida tegelikult poleks pidanud sinna jätma. Luther kahtlustas seda Jaakobuse raamatu kohta. Samuti ei või ma lõplikult välistada võimalust, et mingi inspireeritud raamat jäi piiblist välja, mis tegelikult oleks pidanud sees olema. Aga see minult tund ära ei võta. Rahu annavad mulle öösel 3 mõtet. Esiteks, mingis punktis tuleb uskuda Jumala ettenägelikkust ja hoolitsust. Kui Jumal võttis aega ja võttis vaevaks meie päästmiseks lihaks saada, siis pean ma ka uskuma, et ta peab hoolt ka protsessi üle, mil teavet sellest sündmusest meile edasi antakse. Jeesus lubas oma jüngritele, et püha vaim inspireerib neid ja et maailm usub temasse nende sõnade kaudu. Kui tema inspireeris selle teose, siis ma usun, et ta hoolitseb selle kanoniseerimise eest. Kui tõesti mõni raamat nii-öelda kaduma läks, siis ma lihtsalt pean uskuma, et see polnud nii oluline. Teiseks, inspireeritud raamatute kokkupanemine üheks ainsaks kaanoniks ei olnud varakristliku koguduse jaoks mingi juhuslik ettevõtmine. Need inimesed surid oma usu pärast
ja nad tahtsid olla kindlad, et kõik, mida nad usuvad, tuleks otse Jumala suust. Keegi ei taha vale pärast surra. Seega rakendasid nad raamatute peal üsna rangeid kriteeriumeid. Kes selle kirjutas? Millal see kirjutati? Kas see on kooskõlas kõikide teiste raamatutega, mida üksmeelselt inspireerituiks peetakse? Kas kogudused on seda algusest peale kui inspireeritud raamatut tunnustanud? Ja kas sellel on Jumala sõna muutev vägi? Nemad olid meiega võrreldes paremas olukorras nendele küsimustele vastuste leidmiseks ja neil oli rohkem kaotada küsimustele valesti vastates. Nii on mul päris kindel tunne nende otsuste järgi käies. Peale selle kannavad need tööd läbi ajaloo kristlaste tunnistust, kes usuvad need olevat inspireerivad ja elu muutvad. Kui ma siin leian, et üks raamat seda ei ole, siis oleks ma ülimalt jultunud, väites, et viga on raamatus ja mitte minus. Lõpuks, isegi kui keegi lükkab kõrvale mõned kirjad, mille üle esimesed kogudused vaidlesid, nimelt need kirjutused, mida kogudus tervikuna tegelikult enne 5. sajandit ei tunnustanud, ei kao suur osa Uuest testamendist. Uus testament moodustab uskumatu monumendi, mis säilib puutumatuna isegi, kui eemaldatakse mõned märkimisväärsed kivid. Näiteks vaieldi 2. Peetruse kirja üle põhiliselt sellepärast, et selle stiil on niivõrd erinev 1. Peetruse kirja stiilist. Seda võib lihtsalt seletada. 1. Peetruse 5.12 ütleb Peetrus, et ta kasutab esimese kirja kirjutamisel siilase abi. Kuid isegi jättes välja 2. Peetruse kirja, ei muutu midagi järelduslikult. Sama lugu on 2. ja 3. Johannese kirjaga, Jaakobuse kirjaga, Pauluse kirjaga heebrealastele ja Ilmutuse raamatuga. Need on väga head raamatud ja mul on hea meel, et nad kaanonis on. Kuid põhimõte on selles, et nende olemasolust ei sõltu miski, mis on lunastuse jaoks keskne. Seega on ekslik väita, et protestandid on piibli eest tänu võlgu 5. sajandi katoliiklastele. Ja tegelikult, kui arvestada katoliku kiriku eksistentsi seda juhtivate paavstide liini pidi, siis on väga raske tõestada, et ametlik katoliku kirik üldse enne 6. sajandit olemas oli. Ja tõenäoliselt veel hiljemgi. Nüüd küsimus, mille sa tõstatasid katoliikliku ja protestantliku piibli erinevuste kohta, ei ole kuidagi seotud Uue testamendi kanoniseerimisega. Erinevus tuli pigem esile Luteri eraldumisel kirikust 16. sajandil. Selle ajani oli üks kogum kirjandust, mida tunti apokriivade nime all, mis käis kaasas piibli ametlikult kanoniseeritud kirjandusega. Selle kirjanduse suhtes olid kirikuisadel erinevad arusaamised. Mõni pidas seda kirjandust samaväärseks piibelliku kirjandusega, mõni mitte. Selle otsustamatuse pärisime judaismilt. Tavaliselt oli see piibliga kaasas kui nii-öelda hariv kirjandus, kuid tal polnud samasugust autoriteeti kui ülejäänud piiblil. Luteri eraldumisega kirikus pidi siiski apokriivade lahtine staatus selgeks tehtama ja seda mitmel põhjusel. Peamine neist oli see, et katoliiklaste juhid tahtsid seda materjali tsiteerida mõne oma õpetuse toetamiseks, mida Luter eitas, näiteks puhastustuli. Nii eitas Luter täielikult apokriivade kanoonilisust ja see sundis katoliku kiriku võtma vastu teise äärmusliku otsuse, mis täielikult kinnitas seda kirjandust. Mõlemad seisukohad olid kiriku ajaloos täiesti nii-öelda uued. Mina isiklikult olen Luteri poolel. Ilma üksikasjadesse laskumata ütlen vaid, et a. Jeesus ega ta jüngrid ei tsiteerinud kunagi apokriivasid autoriteetidena. B. Apokriivades on materjali,
mis tundub Uuele Testamendile vasturääkivat. C. Esimesed kirikuisad tsiteerisid harva apokriivasid kui autoriteete. D. Ma ütleks, et selle kirjanduse kvaliteet on üldiselt märkimisväärselt madalam kanoniseeritud kirjanduse omast. Kuid sarnaselt kanoniseeritud raamatutega, mille üle varakristlikud kogudused vaidlesid, ei võta ka see teema minult unerahu. Sellest ei sõltu kuigi palju. Mul oleks midagi ka apokriivadest reformatsioonieelse nägemuse tunnustamise vastu. Kui keegi leiab, et see kirjandus on inspireeriv, hariv ja muutev, siis on tore. Mina seda ei leia. Las igaüks otsustab ise. Oluline kogu asja juures on see, isa, et piiblit ümbritsevad väikesed küsimused ei mõjuta kunagi piibli keskset sisu ega selle olulisimat sõnumit. Ma julgustan sind lihtsalt lugema hakata. Ehk on sul parem alustada evangeeliumitest, just Johannese evangeeliumist. Jäta kõrvale teisejärgulised küsimused ja püüa kuulda, mida see teos sulle tahab öelda. Luba pühal vaimult seda teksti kasutada, et vajalik su südamesse kohale jõuaks. Kogu piibli mõte on selles, isa, et juhatada sind armastavasse suhtesse Jeesusega. Piibel saab sedavõrd elavaks, et inimene kohtub selle kaudu Jeesusega. Kogu minu armastuses ja lootuses, Greg.